Võlgade ümberkujundamise menetlus kohtus on väga lihtsustatult öeldes päästerõngas võlgnikele, kelle võlad on kasvanud üle pea, need mõjutavad elu ja või on ohuks juba nende elukoha või muu vara, selline sundmüük. Kõige lihtsustatumal kujul on tegemist siis kohtu poolt lõppvaatuses võlgnikule pakutava maksegraafikuga, mis hõlmab kõiki tema võlgasid ja teiseks on võlgnikule nagu ka jõukohane täita. Tuleb siis arvestada, et sellise kava ehk maksegraafiku pikkus ei ole teab mis pikk, et 10 aastad või midagi taolist, ei. Siin on kohtupraktika kujunenud täna sellises suunas, et sellise kava maksegraafiku pikkus on kuni 5 aastat. Esmalt tuleks välja selgitada kõik oma võlgade suurus, et kui te seda ise ei tea või ei oska, siis saame siin puhul kaasabi osutada, et selgitame välja punkti koma täpsusega kõik teie võlgade suuruse. Ja kui see number on selgunud, siis tuleks see jagada 60-ga ehk et 60 kuud kava, 5 aastat. Ja kui see lõpptulemus siis igakuise kuumakse tähenduses, mis te saate, on teile jõukohane ja vastuvõetav, siis on sellisel menetlusel nagu juba kandvat mõtet ja sisu. Algab see siis nii, et tuleb esitada kohtule meil vastav avaldus, kohus võtab selle asja töösse. Üldiselt see töösse võtmine käib üpris ruttu. Kui on oht näiteks, et samal ajal teil kohtutäitur on juba vara müümas ja on välja kuulutatud enampakkumine, siis menetlusse võtmisega on võimalik täitemenetlused kõik peatada, ehk et kohtutäiturid enam ei jätka oma tegevusi, aga tuleb arvestada, et kõik senine tehtu, näiteks seatud arestid, need jäävad jõusse. Jõudes sinna, et kui siis kohus sellise ümberkujundamiskava või teisisõnu maksegraafiku kinnitab, siis seni on kohtutäiturite töö endiselt peatatud. Ja kui kohtutäiturid saavad raha kätte näiteks arestina, kas siis näiteks tulumaksu tagastustest või mingitel muudel juhtudel, puhkudel, siis kohtutäiturid hoiavad seda raha deposiidis ja võlausaldajatele seda välja ei maksa. Hästi oluline on peale kava kinnitamiskohtu poolt võlgnikul endal seda kava piinliku täpsusega täita. Ja miks see nii oluline on see, et kui võlgnik peaks nii-öelda libastuma, et ta enam ei täida seda kava ja ei tasu neid kuumakseid, mis talle siis võimaldati nii-öelda viimse päästerõngana, siis on kohtul õigus ja võimalus ümberkujundamise kava lõpetada ja menetlus sellega lõpebki, mis omakorda tähendab, et siis kohtutäiturid jätkavad täpselt sealt koha pealt, kus nad pooleli jäid. Ehk et see on võlgnikule nagu tunduvalt ebasoodsam lahendus. Maksab. Riigilõivu tähenduses maksab ta 10 eurot. Avalduse koostamine on see nüüd, et kas võlgnik võtab selleks, palkab ta õigusabi või mitte, või ta teeb seda oma jõududega, siis vastavalt sellele on ka kulud. Isikukulud on keskmiselt suurusjärgus meie kogemustest 1200 kuni isegi 2000 eurot. Sõltub ennekõike sellest, et kas usaldusisik on võlanõustaja või on ta vandeadvokaat. Praktika näidanud, et vandeadvokaadi tunnitasud on kõrgemad. Ja sõltub ka töömahust, et menetluste suurus ja laius ja ka pikkus, kui nii võib öelda, on küllalt erinevad. Mõnel võlgnikul on kõne all näiteks 10 võlga, aga võib-olla teisel on 20 võlga ja nii edasi. Et ka sellest sõltub usaldusisiku tasu. Usaldusisiku tasu tuleb maksta kohtul alati ette maksuna, aga ka seda üldjuhul kohtult on võimalik paluda maksta siis osade kaupa maksegraafikuna.